Tere, minu nimi on Rait ja see on minu esimene videoblogi. Täna tutvustan teile Recipe for Men meeste... Ma isegi läks see sõna meelest ära, mis asjad need on. Meeste hooldussarjan. Esimese... Ma ei saa seda lihtsalt teha, täiesti haige. Ma olen närviga tegelikult. Saaks äkki 5 minutit pausi. Ma ei saa täitsa. Esimesena räägiksin teile siis niisutavast näokreemist. Ma ei suuda niisugust asja teha, ma nagu ei oska nagu täiesti null. Ma ei saa seda, ma ei suuda niisugust asja, nagu ei tule, et see lihtsalt nagu lihtsalt ei tule. Okei. Tere, minu nimi on Rait ja see on esimene videopostitus. Ma sain siin Recipe for Men 4 toodet ja ma näen täiesti esimest korda ja annan teile esmamulje nendest asjadest. Esimesena siis räägiksin teile habemisajamiskeelist. Selle välimus ja see pilt ja kuju on üks, et okei, ma ei saa. Esimesena räägiksin teile siis habemisajamiskeelist. Selle väga lihtne pudel, väga lihtne doseerida. Paar klõpsu, aga see tundub praegult, sest see peab käima panema. Natuke see mis läbipaistev peaks olema. See ei olegi läbipaistev, see on sinine. Ja see on niisugune mõnus piparmendi lõhn. Esmamulje sellest välimust on täitsa lahe, punane ja valge on niisugune chill. Siin on kirjas, et see on rahustav, mis on kindlasti väga oluline meestele ja nahaärid ja vähendab punetust, mis on ka väga tähtis. Selle müksi ma võtan siis kohe ära. Käe pealt. Ja rohkem selle kohta vist ei räägi midagi erilist. Teiseks on alkoholivaba teode... Tere, minu nimi on Rait ja see on mu esimene videoblogi. Täna tutvustaksin teile Recipe for Men tootesarja. Mina näen need tooted esimest korda täna ja ma üritan teile kuidagi siis seleta, kuidas need lõhnavad, kuidas need välja näevad ja mis on nende funktsioonid. Esimesena võtaksime siis, vaatame kohe, võtaksime selle, see on deodorandi, tundub, et see on alkoholivaba ja selle lõhn on niisugune mõnus looduse lõhn ühesõnaga. Siin on kirjas ka, et see mitte kleepav ei määri, kuigi need asjad on väga tähtsad selliste asjade puhul. Sellel on kirjas 24-tunnine kaitse, mida ma küll ei usu, sest see on alati väga vale jutt ja alkoholivaba senga teeb selle väga oluliseks, et see on alkoholivaba just. Okei, liigume edasi, teeme lühidalt. Järgmiseks on niisutav näokreem, mis sobib, ma arvan just, et see Recipe for Men sari on loodud nende meeste jaoks, kes on nagu Põhjamaal elab pigem kelle nägu vajab rohkem hoolitsust ja niisutamist. Siin on kirjas, siin on väga väikse õlisisaldusega kreem, mis on just mis sobib pigem rasvasele näonahale, ma arvan. Ja siin on kirjas, et siin on ühesõnaga siin on, et sellel on matt lõpptulemus, mis oleks ka minu jaoks tähtis, ka mina ostaks endale, sest mul on ka väga rasvane näonahk. Kasutada tuleb seda, ma arvan, et pesed õhtul näo ära, sooja veega loput ära ja massaasid umbes 30 sekundi jooksul masseerid see näkku endale ja siis puhast ilusti ära. Võtame siis järgmise asja, see on habemishajamiskeel. Sellega mul kahjuks erilist suuri kogemus ei ole. Siin on kirjas, et see on läbipaistev, kuigi see on vist sinine ja see on sinine. See on ka jahutav toimega, mis on kindlasti väga oluline meeste jaoks. Ja mul on natuke veel.
see ongi vist, et see pehmendab ja tõstab näokarvu, mis on just keelide puhul oluline. Või ongi see keelide toime. Sellest ma rohkem teile ei räägi. Ma räägin teile nüüd sellest viimasest tootest. See on Aveme Eliksiir. See on minu jaoks väga imelik asi, sest ma esimest korda näen üldse niisugust asja. Siin on kirjas, et sobib väga tundlikule näonahale. Ei, ma parem seda ei kasuta, sest mul seda niikuinii vaja lähe, aga siin on kirjas, et paar tilgakest peopesse ja õõru laiali ja pane seda habemesse ja jääb väga ilus ja rahustab ja niisuguse mõnusa jahutava toimega ühesõnaga. Selleks korraks kõik ja näeme järgmises postituses.